Nii, aga seekord tuleb kokkuvõtte asemel 2 suurt ja põhjalikku joonist, mida ma hakkan lahti seletama. Nii, esimene joonis. Siin on vasak pool ja parem pool. Mäletate, Prantsuse revolutsiooni aegadel kujunes selline jaotus poliitikas, mis on tänapäevalgi kasutusel, et on vasakpoolsed ja parempoolsed. Kõige parempoolsemad on konservatiivid. Konservatiivide puhul on kõige olulisem see, et neile on tähtsad traditsioonid. Nende hulgas on äärmuslikud konservatiivid, kes ei taha vana korda üldse muuta, ja siis mõõdukad konservatiivid, kelle meelest ühiskonnas võib muudatusi teha, aga need peavad toimuma rahulikult ainult reformidena. Konservatiivide peamised pooldajad olid esialgu aadlikud ja vaimulikud. Kui me nüüd sellel poliitilisel skaalal keskme poole liigume, siis me jõuame liberaalideni, aga nad on ikkagi veel paremal pool. Nende puhul on kõige olulisem märksõna vabadus. Liberaale on jälle 2 tüüpi, aga neist pole üks parempoolsem või vasakpoolsem kui teine, vaid pigem nad on eri valdkondadest. Majandusliberaalid pidasid oluliseks eelkõige ettevõtlusvabadust ehk seda, et riik ei sekku majandusse ja kaitseb eraomandit. Poliitilised liberaalid taotlesid aga demokraatiat, kodaniku põhivabaduste tagamist, võimude lahususe printsiipi ning seda, et riigil oleks põhiseadus, kus kõik need põhimõtted kirjas oleksid. Liberaalide toetajad olid peamiselt kodanlaste hulgast. Nii, ja sotsialistid on siis vasakpoolsed. Nende puhul on kõige olulisem märksõna võrdsus. Ja jällegi, neid on 2 tüüpi. Kõige vasakpoolsemad üldse on marksistid-kommunistid, kes soovisid vägivaldse revolutsiooniga kehtestada proletariaadi diktatuuri, mis viiks kommunismini. Kommunismis ei oleks eraomandit ega demokraatiat, küll aga oleks tagatud majanduslik võrdsus. Marksistide ja liberaalide vahepeal oleks aga sotsiaaldemokraadid. Nemad sooviksid ka suuremat majanduslikku võrdsust, aga ilma vägivaldse revolutsioonita, vaid reformide teel ning demokraatiat ja turumajandust säilitades. Ja sotsialistide toetajaskond olid peamiselt töölised. Nii, ja teine joonis. Ikkagi parempoolsemad on meil konservatiivid, siis on liberaalid, siis on sotsiaaldemokraadid ja kõige vasakpoolsemad on meil marksistid-kommunistid. Aga selle tabeli mõte on võrrelda nende seisukohti konkreetsetes küsimustes. Esiteks, suhtumine inimeste vahelisse võrdsusesse. Konservatiivide jaoks pole võrdsus üldse oluline. Liberaalidele on oluline inimeste võrdsus seaduse ees, teisiti öeldes võrdsed võimalused, ja sotsialistidele on oluline ka majanduslik võrdsus. Kusjuures sotsiaaldemokraatidele on oluline, et majanduslik võrdsus ei pea olema päris täielik, aga seda natuke rohkem olema. Aga marksistide meelest peaks kõik täiesti võrdsed olema. Nii, suhtumine eraomandisse. Konservatiividele on eraomandi puutumatus tähtis, sest näiteks aadlikud ei taha oma suuri maavaldusi talupoegadele lihtsalt heast peast üle anda, eks ole. Liberaalidele on ka eraomandi puutumatus väga tähtis, sest see tagab turvalise majanduskeskkonna, sa ei pea muretsema, et keegi võtab su vara endale. Sotsiaaldemokraatide meelest on eraomand okei, aga see on piiratud, natuke tuleb silmas pidada ühiskonna üldist huvi ja hüve. Marksistide meelest aga ei tohi eraomandit üldse olla, kõik peab olema ühiskondlik omand. Nii, siis suhtumine rikkuse ümberjagamisse. Konservatiivide meelest ei ole vaja rikkust ümber jagada, liberaalide meelest ei ole ka seda vaja teha, sotsiaaldemokraatide meelest on vaja natuke ümber jagada, näiteks maksude teel. Aga marksistide meelest on kogu rikkust täiesti vaja ümber jagada, nii et kõik saaksid võrdselt. Järgmiseks on suhtumine demokraatiasse. Konservatiivid vähemalt esialgu ei pooldanud demokraatiat. Liberaalid ja sotsiaaldemokraadid samas pooldasid demokraatiat, aga marksistid jällegi ei tahtnud demokraatiast midagi kuulda. Siis on meil selline lahter nagu revolutsioonid või reformid, mida toetatakse. Konservatiivid pooldasid ühiskonna reformimist. Liberaalid pooldasid ka pigem reforme, aga samas kui ikka teisiti ei saa, siis võib revolutsiooni ka teha. Sotsiaaldemokraadid olid selles osas jälle põhimõtteliselt sama meelt, mis liberaalid. Samas marksistid pooldasid igal juhul revolutsiooni, sest nad leidsid, et reformid on nõrkadele. Ja siis on veel riigi roll majanduses. Konservatiivide meelest on normaalne, et riik sekkub majandusse. Aga liberaalide, just majandusliberaalide meelest ei tohigi riik majandusse sekkuda. Sotsiaaldemokraadid aga pooldavad jällegi riigi sekkumist ning marksistide meelest peab kogu kontroll majanduse üle olema riigi käes. Nii, lõpuks jõudsime selle saagaga lõpule. Järgmises videos räägime veel sellest, kuidas selle skeemiga seostub veel üks ideoloogia, rahvuslus. Selles videos polnud selleks lihtsalt enam aega ja ruumi. Aga ma loodan, et need skeemid ja seletused aitasid, sest see ei ole võib-olla kõige lihtsam ja kõige huvitavam teema. Aga samas ma väidaksin, et see on üks neid teemasid, millel on seos päris eluga. Paljud nendest asjadest kehtivad ka tänapäeva poliitikas ja tänapäeva parteide kohta. Ja varsti saavad teistki valimisõiguslikud kodanikud, nii et tasub teadlik olla. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmistes videotes!